Ma olen eksperimentaalne looja, et ma ei nimeta ennast nii väga kunstnikuks ja seetõttu on eksperimendid, mis eeldavadki sellist väga vaba tegutsemisplatvormi, need on mingis mõttes kogu aeg minuga ja minu teostega. Et ma ei korda ühe teose teemat, et ma tavaliselt otsin uue teose jaoks täiesti uue lähenemise, uue teema, uue konteksti, et üritan varieerida ja see nõuab väga suurt sellist vabaduse haldamise tunnetust. Selle teose kontekstis see vabaduse mõiste on sellisel abstraktsel tasandil nagu universumi algne omadus, selline keha, mis on meist väljaspool. Ja universum on tasuta lõuna inimkonnale, kogu elavale tähesüsteemile. See on mingisugune antus, millega me nagunii peame arvestama, aga kus sees on tohutult palju vabadust, sest kui me kujutame ette, mis jääks vabadusest üldse väljapoole, see ongi juba sündmuste horisondist üle ja teisel pool kvanttegelikust, ühesõnaga väga hoomamatus, inimperspektiivist hoomamatutes mõõtmetes on tegelikult vabadus. See teos koosneb suures osas pikslitest. Need pikslid on universumi algosakesed, tähetolm, millest kogu meie olemasolev reaalsus ja mateeria on tehtud. Ja siis on need pikslimustrid natukene nihkesse lasknud, nii et nendesse on peidetud salajased teetalained, mis on 6–10 hertsi, mis on selline inspiratsioonitasand, kui maailm hakkab looduma, saab looduks, ühesõnaga universumi tekkimise protsess. Ja siin see pikslite muster on just kui sadu, mille sees tekib kujutis väiksest tüdrukust, kes istub kärbseseene all. Kasutasin siin mingis mõttes arhetüüpset kujundit, mis Eesti kunstis kuulub Johann Köhlerile, nimelt Truuvalvur, kus on väike tüdruk üleelu suuruses koeraga koos looduses. Ja siin on need pikslid nagu see loodus või algosakeste maailmaks saamine ja siis tüdruk seenega on sellesse tekkinud nagu ilmutis, sest teetalainete ajal, mis on siin pikslites sees, hakkavad ilmuma ilmutised. Ja tüdruk seenega on nagu binaarkood, 1 ja 0. Tüdruk on 0, sest ta on see algteadvus, rikkumata maailmataju, kust kõik hakkab sündima, kust maailm hakkab looduks saama. Ja seen on siis nagu 1 seal 0 kõrval, ilma milleta 0 ei saa olla. Nii et nagu binaarkoodis siis kogu nende omavaheline muutumine ongi see, mis on meie universum sügavamas plaanis. Kas võtta rahvapärimuse tasandil või neuroteaduste tasandil, puhtalt sümboolsel tasandil ja kontekstis, et see teos on Eesti vabaduse mapis, siis on see tükikene meie metsadest, mis on kujund, mis sobib sellisesse ülemaailmsesse kujundite ja visuaalide tarbimise loogikasse. Ta on omamoodi nunnukujund, ta on selline multifilmilik, ikooniline, visuaalselt hästi atraktiivne, me kõik tunneme selle ära, paljudes kaubamärkides on kasutatud seda kombinatsiooni punane ja valge. Ja ma arvan, et seda vabaduse kommunikeerimiseks on hea selline kujund, mis tingimata jõuab kohale.